Selles videos saad teada, kuidas valmistuda müügi alustamiseks ja kuidas müügieelne ettevalmistus aitab avamise päeval suurimat tulu teenida. Samuti õpid erinevaid võtteid kliendisuhte hoidmiseks. Selle peatükini jõudes peaks olema selge, kui palju vähemalt esimesel paaril aastal on võimalik käivet teha, aga see on kõigest prognoos. Esimesel aastal võib juhtuda 1/3 arengust. Sa ei tee midagi ja mitte keegi ei osta ühtegi toodet. Või traditsioonilise turundusstrateegia korral hakkab käive väga aeglaselt kasvama. Arvesta sellega, et uudistoodet ostab keskmiselt vaid 3% potentsiaalsetest ostjatest. Teised vajavad aega, et tootest teada saada ja selle omadustes veenduda. See on loomulik protsess ja sellega tuleb lihtsalt arvestada. Libiseva turundusstrateegia korral paisatakse toode müüki nii võimsalt, et esimestel päevadel kasvab käive uskumatult kõrgele. Seejärel aga langeb. Ära siis ehmata, kuna ka see on loomulik. Väljendi libisev strateegia mõtlesin ise välja, kuna see strateegia näeb ette müügiprotsessi sisse libisemist. Jätame variandi 1 välja ja oleme valmis teiseks ja kolmandaks arenguks. See, kumba neist rakendada, oleneb toote uudsusest, probleemist ja vajadusest, mida toode rahuldab. Kuna traditsioonilise turundusstrateegia kohta leidub õpikuid ja videosid rohkelt, vaatleme selles videos vaid niinimetatud libisevat turundusstrateegiat. Nii nagu äriplaani koostamisel kehtib ka turunduses tõde, et enne kui hakata müüri laduma, tuleb valmis teha vundament. Turunduse vundamendi ladumine koosneb 5 tegevusest. Tegevus 1 on märksõnade leidmine. Tähtsaim küsimus, millele tuleb vastus leida, on, mis sõna sisestab Google'i otsinguväljale inimene, kes otsib sinu poolt lahendatavale probleemile lahendust. Leia 3-5 sõna, mis on toote omadustega tihedalt seotud. Sisesta need Google'i otsinguväljale. Kas need viisid konkurentideni? Arvesta, et konkurendid on oma vead juba teinud ja neilt on mõistlik õppida. Kas potentsiaalsed kliendid ka tegelikult neid sõnu kasutavad, saad teada vaid nendega suheldes. Tegevus 2 on eelarve kavandamine. Turundust pead hakkama tegema siis, kui klientidelt raha veel ei laeku. Seetõttu on mõistlik enne suuremate plaanide tegemist mõelda, kui palju saad turundusele kulutada. Tegevus 3 on sotsiaalmeedia plaani koostamine. Milliseid sotsiaalmeediakanaleid sinu potentsiaalsed kliendid kasutavad? Kas peaksid olema nähtaval Facebookis, LinkedInis, Twitteris või Instagramis? Äkki hoopis kõigis neis? Tasuks ka uurida, millistel päevadel ja kellaaegadel sinu sihtgrupp kõige sagedamini sotsiaalmeediat kasutab. Et sotsiaalmeediat turunduses ära kasutada, tuleb potentsiaalsete klientide huvi hoida. Selleks tuleb lehte pidevalt uue ja huvitava sisuga täita. Artiklid, uudised, fotod, videod tuleks juba enne turunduse alustamist välja mõelda. Kasutades tegevuse 1 käigus leidnud märksõnu, mõtle välja 30-50 pealkirja, pane need loogilisse järjestusse ja otsusta, kui suure sagedusega postitused ilmuma hakkavad. Tee postituste ilmumise kalender ja seejärel hakka artikleid kirjutama. Kui äri juba käima läheb, on sul liiga kiire ja potentsiaalsete klientide huvi hoidmine sotsiaalmeedias võib ununeda. Kui tunned, et kirjutamine sujub ja on nii palju, mida tahaksid klientidele oma tootest rääkida, võid boonusena koostada e-raamatu. Seda on hea kasutada siis, kui veebileht on valmis. Need, kes soovivad e-raamatut, peavad ennast registreerima ja nii saad kätte paljude potentsiaalsete klientide kontaktid. Tegevus 4 on maandumislehe valmistamine. Maandumisleht, mis inglise keeles kannab nime landing page, on sinu ettevõtte esmane koduleht, mida kasutad huviliste registreerimiseks ja mitmeteks testideks. Selle abil saad katsetada, millised värvilahendused, pildid, uudised, videod hoiavad lehel
lehele sattunud isikuid kauem kinni, millised ahvatlused neid registreerima sunnivad ja millised mitte. Tegevusviis on ajakirjanike valimine. Uuri, millised meediaväljaanded sinu tootest kirjutaksid. Milliseid väljaandeid loeb sinu sihtgrupp. Mõne ajakirjaniku artiklid tunduvad sümpaatsemana kui teiste omad. Pane kirja, milliste ajakirjanike poole tasuks pöörduda, kui toote turule paiskad. Kes neist võiksid teha soodsa meediakajastuse? Et ajakirjanikega suhtlemiseks valmis olla, kujunda logo, tee toodet iseloomustavaid fotosid ja toodete visuaalseid kirjeldusi. Samuti valmista ette ettevõtte asutajate lühike eluloo kirjeldus ja paarilauseline lugu sellest, kuidas sinu toode maailma paremaks muudab. Selle looga meelitad ajakirjanikud kirjutama ja see peaks saama tulevaste meediakajastuste esimeseks lauseks. Stardieelsel perioodil valmistad potentsiaalseid kliente ette toote müügile tulekuks. Sellel perioodil räägid probleemist, mitte tootest. Nüüd hakkad erinevaid märksõnu maandumislehe abiga testima. Kasutades maandumislehel erinevaid märksõnu saad teada, millised märksõnad toovad veebilehele kõige rohkem huvilisi. Sellele lehele satuvad just need, kes otsivad internetist probleemile lahendust. Guugeldavad ja jõuavad sinu maandumislehele. Anna neile võimalus sisestada e-posti aadress või palu neil sisse logida Facebooki või Google'i kontoga. Pärast sisse logimist peaksid nad jõudma lehele, kus on kasulikku informatsiooni probleemi kohta ja lühike küsimustik, mille täitmise korral võivad nad kasulikke nõuandeid saada. Sina aga saad nende küsimuste vastustest informatsiooni oma potentsiaalsete klientide kohta. Maandumislehel registreerunud kasutajatele võid saata uudiskirju, kirjuta probleemist ja erinevatest võimalustest probleemi lahendada. Väldi ikka veel tootest rääkimist. Probleemi tutvustava maandumislehe võiks teha ka Facebookis. Võimenda mõnda väga head postitust, et probleemile tähelepanu tõmmata ja lehele meeldimisi saada. Probleemiteemaline blogi on samuti hea koht, kuhu jälgijaid saada. Kui eeltöö on hästi tehtud, on toote müüki paiskamine suur sündmus. Sa lahendasid probleemi. Sa oled kangelane. Blogides ja Facebookis ei räägi sa enam mitte probleemist, vaid lahendusest. Ajakirjanikele, kelle vundamendi ladumise perioodil välja valisid, saadad uudiskirju ja näidistoote. Katsu tõmmata nii palju meedia tähelepanu kui võimalik. Järgmine selline võimalus avaneb alles siis, kui saad miljardäriks. Tee esimesest müügipäevast sündmus. Korralda toodet tutvustavaid üritusi, jaga müügimaterjale, loosi auhindu. Ole valmis sellel päeval müüma nii palju kui võimalik. Sellele järgneb langus, kuna suurimad huvilised on toote juba kätte saanud ja teised pole veel valmis ostma. Müü nii palju, et järgneb langus üle elada. Loodetavasti kogud stardiajal piisavalt positiivset tagasisidet, mida edasises reklaamis ära kasutada. Postita positiivne tagasiside sotsiaalmeediasse ja pane maandumislehele, mis nüüd on muutunud sinu ettevõtte koduleheks. Peamised igapäevased turundustegevused on toote uuenduste teated ja kordusostudele kutsuvad kampaaniad, reklaam, müügitoetus ja kliendisuhte hoidmine. Võimalik, et tuleb hakata valmistuma uutele turgudele sisenemiseks. Uued turud ei peagi alati olema välismaal. Need võivad olla ka erinevad sihtgrupid koduturul. Arvesta, et erinevatele sihtgruppidele võid vajada täiesti erinevat turundust. Uus sihtgrupp ei pruugi veel probleemigi teadvustada, mistõttu nad ei otsi ka lahendust. Seega algab turundus uuele sihtgrupile jälle probleemi teadvustamisest. Kõigi turundustegevuste seas on aga kõige olulisem kliendisuhte hoidmine. Erinevad uuringud on üksmeelel, et enamus kliente hakkab konkurente eelistama seetõttu, et nad ei ole rahul teenindusega. Vaid 15% teeb seda konkurendilt saadud parema pakkumise tõttu.
ka uute klientide lisandumine sõltub olemasolevate klientide rahulolust. Pealegi annavad rahulolevad kliendid ligi 4 korda rohkem kasumit kui need, kelle hoidmisega ei tegeleta. Seega tuleb kliendisuhte hoidmisel panna peamine rõhk teenindusele, unustamata seejuures ka toote omaduste edasiarendamist. Veendumaks, et kliendid on rahul, tehakse mitmesuguseid uuringuid. Küsitakse tagasisidet, hinnatakse keskmist ostude suurust, ostude sagedust, analüüsitakse kaebusi. Kuid rahulolust üksi ei piisa. Et klient sinu toodet naudiks, tuleb tema ootusi ületada. Ootuste ületamiseks on palju võimalusi ja tavaliselt jagatakse need 4 gruppi. Need on hea tunde tekitamine, usalduse võitmine, murest vabastamine ja kasu saamise tunde tekitamine. Vaatame neid lähemalt. Hea tunde tekitamine. Ma eeldan, et sellesse perioodi jõudes, kus kliente tuleb hakata kinni hoidma, oled neid juba päris hästi tundma õppinud. Mis neile oluline on? Kas nad jõudsid sinuni tundes muret looduskeskkonna pärast või laste turvalisuse pärast? Mis huvi või mure neid sinu maandumislehele suunas? Näita, et ka sina jätkuvalt hoolid või huvitud samast asjast, millest nemadki. Hea tunde tekitavad ka väikesed kingitused ja tänukirjad. Kõige kasumlikumatele klientidele võiksid kaaluda VIP-staatuse andmist. Kui tegemist on veebiteenusega, võiksid VIP-kliendid saada pärast sisselogimist teistsuguse tervituse, neile peaksid avanema uued võimalused ja mitmed soodustused. Soodustus ei pea alati väljenduma toote hinnas, selleks võib olla näiteks ka kiirem teenindus. Usalduse võitmine. Me usaldame neid, kes peavad sõna ja ei tüüta meid oma probleemidega. Usalduse tekitamiseks võiksid saata kord kuus nõuandeid ja soovitusi toote kasutamise kohta, postitama oma veebilehele lugusid klientidest, kes toodet kasutavad. Murest vabastamine. Kui toote kasutamine on keeruline, enneta kliendi frustratsiooni, lisades lihtsad ja näitlikud selgitused. Kui klient helistab ja küsib juhiseid, on see kindel märk, et ta pole tootega tegeledes just kõige parema kogemuse saanud. Siin hakkab rolli mängima kiirus. Kellelegi ei meeldi probleemid ja klient tuleb nendest võimalikult kiiresti vabastada. Kasusaamise tunde tekitamine. Kasusaamise tunnet tekitavad mitmesugused lojaalsusprogrammid, mis võimaldavad osta tooteid soodsamalt. Kuid kasu ei pruugi alati rahaline olla. Klient tunneb, et saab kasu ka siis, kui pakutada lisaks midagi huvitavat, kasulikku või põnevat. Kui oled valmis saanud turundusplaani, arvuta välja erinevate sammude turunduskulud. Vundamendi ehitamine reeglina kulusid kaasa ei too. Enne starti tuleb aga valmistada maandumisleht, firma sümboolika ning hankida materjalid stardiperioodiks. Kingitustena jagatavad näidistooted, müügimaterjalid, auhinnad. Võrdle neid kulutusi eelarvega, mida kavatsesid vundamendi rajamise perioodil turundusele kulutada. Võimalik, et pead mõned tegevused üle vaatama, et odavamalt hakkama saada. Planeeri ka stardijärgse perioodi turunduskulud vähemalt 9 aastaks. Selles videos õppisid valmistuma müügi alustamiseks. Said teada, kuidas esimesel müügipäeval suurimat tulu teenida ja kuidas hoida kliendi suhteid. Järgmises videos planeerime vajalikud tegevused selleks, et toode või teenus müügiks valmis saaks. Kohtumiseni!